Tere, Mystique Merlia siin, sa vaatad podcasti Peegeldused, kus me räägime alateadlikest programmidest, holograafilisest reaalsusest ja enda reaalsuse teadlikust loomisest. Tere ja, meil on selline auto episood täna, kus me teeme autos ja mõnus. Autos me sageli ajame juttu oma vahel, eriti kui on pikemad autosõidud. Ja siis meie autosõidud mööduvad alati nagu sügavatel teemadel arutledes. Ja, tänu sellele oleme mitu korda, vähemalt 2 korda oleme saanud ka trahvi kiiruse ületamise eest, et oleme juttu ajades sõitnud 70 alasse sisse, nii et pole arugi saanud. 75-ga. 75-ga 70 alasse sisse sõitnud. Aga täna me räägime andestamisest ja andeks andmisest ja miks seda on vaja teha ja kas seda üldse on vaja teha. Annan andeks kiiruskaameratele. Endale ka, et ma siis trahvi sain. Nii, aga räägime andestamisest. Mis sina üldse arvad sellisest asjast, et kas seda peab tegema? Ma ei tea, lapsena ikka öeldi, et anna andeks talle või kui oli mingi tüli või mingi konflikt, siis ikka öeldi, et andke nüüd üksteisele andeks ja läheme edasi selle asjaga. Et ju mis juhtus. Ma arvan küll, et oleks hea tegelikult andeks anda, sest et nii palju, kui mul on kogemusi andeks andmisega, siis kuidagi hakkab kergem. Hakkab kehal kergem ja hakkab kuidagi tunnetel kergem. Kergem hakkab, saab nagu edasi liikuda. Jah, et andestamine ongi põhimõtteliselt iseenda koormust vabastamine. See on tegelikult enda lahti laskme sellest, mis iganes olukorrast, situatsioonist, võib-olla sellest inimesest. Et kui me nagu ei suuda andestada, siis me hoiame jätkuvalt ennast selles olukorras kinni. Ja me kaotame väga palju energiat ja väge. Et vahel mõned ütlevad, et kuidagi see keel nagu justkui ka, kui mõtled selle väljendi peale, ma annan andeks, ma nagu peaks kellelegi midagi andma, kuhugi ma annan kuskilt, et miks mitte näiteks, et ma võtan vastu kerguse või et ma pean andma, ma ei tahaks anda hästi, mul on endalgi seda vähe, annan andeks. Mul on seda andeksit endalgi siin natukene vajaka, et kuidas ma seda nüüd annan, aga et jah, et kuidagi, et jah. Et andesta. Ja. Ma andestan. Et miks siis ikkagi, see on tegelikult väga paljudes praktikates selline oluline osa, et lasta lahti vanast. Et sellepärast, et kui me ei suuda andeks anda, siis me hoiame ennast ohvrimustris edasi. Aga mida ohvrimuster tähendab? Ohvrimuster tähendab seda, et ma ei suuda võtta vastutust enda eest. Ja miks me peame nagu enda pärast andestama, ongi see, et ma saan siis endaga uue kontakti, ma saan endale ressurssi. Et see ei ole nagu nii väga teise inimese pärast vajalik. Et vaata, ma olen kuulnud seda, et kui sa nagu, sina andestad, et sa tõstad ennast siis justkui nagu teistest ettepoole, ma saan sellest mõttest mõnes mõttes aru, et seal on see mõte, et siis see teine, et ma olen nagu parem, sest mina olen nüüd suure südamega ja mina andestan ja sina tegid valesti ja seal on nagu selline mõte, aga mina näen seda nagu natukene teistmoodi, et ikkagi, et ma ei tee seda teise pärast, et ma ennast üle näidata nagu vaid et ma teen seda ikkagi ainult enda pärast. Mulle tundub, et see andeks andmine on ka see, et nii kaua, kui ma ootan, näiteks ma ei saa sulle andeks anda, siis ma ootan, et sina teeksid midagi teistmoodi, et mul hakkaks parem. Või et tee nüüd õigesti, siis mul hakkab hea. Aga et kui ma saan sulle andeks anda, siis ma tegelikult saan justkui enda nagu sisemaailma justkui rooli kergemini jälle tagasi enda kätte, et siis ma ei pea sinuga nii palju tegelema enam. Jah, sellepärast, et see tundub küll, et nagu, et ma tegelengi ju endaga,
aga no kui ma ei suuda andestada, siis ma ikkagi hoian kinni kas mingist vihast, mingist solvumisest ja need tunded, kihid võivad olla nii peidetud, et ja noh, mõnikord nad üldse ei ole peidetud muidugi, et mõnikord ma tean täpselt, eks ju, mul läheb ikka jälle mõte näiteks selle inimese peale. Aga minu meelest on andestamisega veel üks huvitav asi see, et ma isegi teinekord, noh, ma räägin praegu täiesti isiklikust kogemusest. Ma justkui nagu, mul on mingi olukord, et kus ma olen nagu selles ohvrimustris olnud, et ma tunnen, et vot tema tegi nüüd mulle seda. Ja siis ma mõtlen, et kuidas ta mulle seda tegi, aga siis ma sean aru, et ma käin selle protsessi läbi ja ma saan aru, et okei, mitte midagi ei ole minust väljapool, kui see olukord on praegu minu elus, ma olen selle kuidagi ikkagi enda ellu, noh, nii-öelda magnetiseerinud või tõmmanud. Järelikult minul on vastutus selle eest, et see on minu elus. Aga, ja siis ma, ma lasen lahti, ma võtan vastutuse, ma ise tõmbasin seda, ma teen selle andestamisprotsessi, nii ma nüüd saadan kaastunnet, mida iganes. Ja siis nagu justkui nagu ongi, nagu oledki selle protsessi läbi teinud, siis järsku ühel hetkel jälle tunned, kuidas nagu hiilib sisse see mingi, aga näed ikka nagu, mingi sisekõne hakkab uuesti käima. Aga näed ikka. Aga see sensid ikka andeks on, jah? Just. No, et siis on niimoodi, et tegelikult sa oled nagu ikkagi nagu mingil tasandil ennast ära petnud sellega. Et võib-olla seal on palju kihte, et sa oled mingi kihi suutnud andestada, aga mingid kihid veel ei ole. Ja siis ma olen mõelnud, et mida see siis tähendab. Ja ma saan aru, et seal ongi see, et ma pean veel andeks andma endale. Ma ei ole nagu ise endale andeks andnud, et see olukord on mulle tulnud. Ja endale andeks andmine on palju raskem kui teistele andeks andmine. Mis on tegelikult loogiline. Küll olla, jah. Et see laulusalm on ju ka, anna mulle andeks ja küllap ka siis, andeks sulle anda saan minagi. Aga kuidagi seal vaata laulusalm ütleb ka, et anna saa mulle andeks, siis ma saan sulle ka, et see tundub, et see on selline, et keegi peab nagu otsa lahti tegema. Noh, et nagu targemana verele öeldakse või ma ei tea, järgi peab andma, kas andeks andmine järgi andmine, aga et keegi peab selle energia liikuma laskma või tooma selle olukorda tavaliselt, et kuule, anna andeks. Ja siis kuidagi teisel tekib ka kohe siis nagu lihtsam, et anna sa mulle ka andeks või see kuidagi hakkab liikuma teistmoodi. Ehk siis keegi teine, või mitte keegi teine, ehk siis keegi peab olema see, kes on valmis võtma nüüd sellest kõigest nagu vastutust. Et oli selline olukord, niisugune asi juhtus. Kõik osapooled kuskil kohas eksisid ja eksimine on, inimlik eksimine on see, mis aitab meil tegelikult edasi liikuda, vaadata sügavamale. Et eksimine on tegelikult nagu kasulik. Et see ühiskonnas on meil arvamine, et see on nagu midagi, mida peab ikka väga vältima, meid õpetatakse nagu vältima seda. Aga tegelikult sellised eksimised aitavad just üle vaadata. Mida ma tahan või mida ma taotlen. Jah, et mis on mu taotlus. Et järelikult mu taotlus ei olnud veel päris puhas, päris selge. Järelikult ma pean veel selgemaks saama oma fookuse, oma taotluse, oma mõtted. Ja järelikult mu mõtted ei ole olnud puhtad ja toetavad, et see olukord. Jah, ja ütleme, kui seda peresüsteemides vaadatakse seda sama andestamist, siis et seal ka, et kui keegi nagu väga süüdi mõistetakse või hukka mõistetakse, siis kuidagi minnakse just kui kambaga, kedagi antakse kellelegi nagu hinnang või mõisteta teda, siis tundub, et tagajärg on nagu see, et see tegelikult toob nagu mingi, kuidas öelda, tagasilöögi sinna süsteemi. See just konstellatsioonitööst tulevad need asjad sageli välja, et kuskil keegi tõugati välja, selle jaoks siis pärast keegi teine peab peres kas siis haigeks jääma või kuidagi mingi suke, sõnaga, et sõnum just kui minu jaoks vähemalt, mis sealt läbi kõlab, on see, et ei maksa tormata nagu kambakesi kedagi hukka mõistma või kedagi välja heitma või
süsteemist, et see süsteem peab selle eest pärast tasuma. Jah, et perekonstellatsioonis on ka see mõte, et nagu kõigele ja kõikidele antakse nagu koht. Et kui süsteemis on midagi nagu kuskilt paigast ära, et ei ole nagu või jah, ei ole aktsepteeritud midagi. seda või kedagi või midagi. Et siis tuleb sellele anda koht ja tuleb aktsepteerida. Aga ma arvan, et see on nagu väga hea mõte, et see aktsepteerimine ongi ju see, et mitte, et noh, et ma nüüd õigustan seda, mis juhtus või ma õigustan seda, mis mulle tehti näiteks, vaid ma nagu aktsepteerin, see juhtus. Lihtsalt see on fakt, see asi juhtus ja nüüd mina lihtsalt vabastan ennast sellest ja liigun edasi. Ükskõik, mis siis teised teevad. Seal kuskil selle samas vist mingis raamatus, konstellatsiooni raamatus oli ka selline mõte, et teatud asju ei saa nagu nõuda, et andeks antaks. Näiteks, et kui lapsevanem on teinud midagi väga karmi lapsele, ta ei saa nagu nõuda, et laps talle hiljem nagu andeks annaks täiskasvanuna selle eest. Et anna nüüd andeks, et ma nii tegin. Et ta ei saa seda nagu, ütleme, kes on kellegi teise suhtes olnud agressiivne või kuidagi süke, siis ta ei saa nõuda justkui ohvrilt seda, et anna nüüd mulle andeks. Et kui see inimene ise otsustab, et ta annab andeks või et seda ei saa nagu teiselt tingida, välja nõuda. Jah, aga lihtsalt, et mina saaksin elus edasi liikuda, tuleb minul nagu andestada. Ja tegelikult, kellele meil alati on kõige raskem andestada, ongi lähedased, kõige lähedasemad inimesed. Ema, isa, vennad, jah. Ja ema ja isa. Ja nagu need tunded, need haavumise tunded on seal nii sügavad ja samal ajal me oleme justkui nii ära harjunud, et aga see ongi elu või niimoodi need asjad ju käivadki, on ju hästi palju tegelikult ju kuuleme seda. Kuidagi ema, isa suunal on eriti see selline, tundub mitmekihiline suur töö, et lihtsalt ühekordne nagu kogemine või taipamine, et ahah, tuleb andeks anda, okei, ma annan nüüd andeks. Ja siis tegelikult ta nõuab nagu justkui nagu sellist nagu fokusseeritud nagu mingit pikemaajalist protsessi või et mõnda aega sellele fookust hoida ja tõesti läbi tunnetada see. Et päris paljud kindlasti on kogenud või kogevad praegu hetkel ka, et mingi vimm on või haavumine ema suunal või isa suunal, et miks ta nii tegid või miks ta nii teeb või miks ta nii mõtleb või miks ta nii käitub minuga. Miks ta ei tee nagu targalt või miks ta ei tee kuidagi hoolivalt. Kuidas ta sai nii teha või kuidas ta saab nii teha praegu. Ja kui vaadata neid sessioonide nagu praktikat või mis sealt nagu välja koorub või mis see tarkus sealt välja koorub, see pole nagu teadlik, kui keegi midagi tegi sellist vägivaldset või oli emotsionaalselt kauge või ei käitub mingil moel, mis nagu teeb haiget. See on alateadlik selline programm, inimene ise ka selle suhtes sageli jõuetu või õnnetu selle suhtes või täiesti pime selle suhtes, et ei saa ise ka aru, et ta nii teeb või et sellel on mingi mõju. Ja nendel on endal olnud oma põhjused, miks nad on nii käitunud ja neil ei ole nagu sellel hetkel teadlikkust isegi, et kuidas nende käitumine mõjub. Aga kui meie seda mõistame, et ahah, et okei, mul on seda võib-olla raske mõista, aga ma siiski püüan. Ma püüan mõista, et ta on ise samamoodi päris palju, eks ju, noorena ütleme läbi elanud ja kogenud ja need mustrid ongi nagu need blokeeringud, millest ta ei suuda nagu üle mõelda või üle tulla. Ja see, et ta on nii käitunud, on tulnud sellest ja need mustrid teevad meid pimedaks, et et ei saa öelda, et oi, et ta ei ole üldse empaatiline inimene,
ta võib olla väga empaatiline inimene, aga lihtsalt tal on mingid sellised kogemused, mis teevad teda mingi muu asja suhtes pimedaks ja mis võib selles olukorras niimoodi välja mängida, et sina saad haiget. No jaa, et mingid asjad nagu prioriteedid lähevad nagu sassi, mul tundub. Noh, just kui alateadvuses on mingid kontekstid nii tähtsad. No näiteks, et töö saab nii tähtsaks, et siis nagu suhted jäävad justkui teisele kohale. Ja hiljem, kui see mingi tööetapp läbi saab või tööstress või mingi faas nagu tööelus, siis on nagu suhted nagu pea peale keeratud. Aga suhted on nagu pikaajaline nagu justkui nähtus. Noh, et ma ei tea, just praegu mingi töö ja siis ma ei tea, karjutakse laste peale või karistatakse neid füüsiliselt või et nii suur tööstress on üleval näiteks lapsevanemal. Aga siis see etapp saab läbi. Saavad asjad nagu justkui korda seal töö juures või läheb mööda see kiire aeg. Aga see, mis sellel hetkel sai tehtud nagu lapsele, see jääb aastateks või lapsel jääb eluajaks see tarkvara nii-öelda või rumalvara jääb nagu süsteemi sisse. Selline nagu päevapoliitiline, aga nüüd seda valitsema hakata teadlikult, et ma ei lähe töö pärast stressi või see nõuab ju teadvust. Me näeme ju kogu aeg sessioonides või enda sessioonides, teiste inimeste sessioonides, kuidas see teatepulk edasi antakse, et kui kellegagi oldi füüsiliselt vägivaldne, karistati füüsiliselt lapsena teda, nagu väga palju stressi kuhjub, see inimene, tema automaatreaktsioon on ka füüsiliselt karistada, ka oma lapsi. Et nüüd siis, mis see nagu tarkus või selline andestamine või mõistmine on nagu sügav mõistmine, et mis sessioonis ma näen, mis sageli tuleb, et kui näiteks lapsevanem on karistanud füüsiliselt korduvalt, et siis sealt hakkab nagu lahti kooruma see, et kuule, aga talle tehti ka nii. Ja tema vanematel tehti ka lapsepõlves nii, et see on tulnud nagu selline laine üle põlvkondade. Mida mina siis teha saan? Ongi nagu mõistav, et kui ma juba läbi näen selle, et see on läbi põlvkondade on tulnud selline väikese lapse nagu füüsilise karistamise komme ja see on võib-olla isegi kultuuriks kujunenud või et umbes isegi õigustatakse, et jaa, see on okei. Aga me näeme sessioonis, et see ei ole okei, et see tekitab nagu väga suure segaduse inimesele eluks ajaks. Sealt võivad tulla füüsilise tervise sellised segadused, suhete segadused raudselt tulevad, partnerite usaldamine või vastassoo esindaja usaldamised, ma ei tea, tüdruk, kes on isa käest saanud peksa, näha on, sessioonidest tulevad välja, raske on tal mehi usaldada, meestega võib-olla isegi üksi ruumi jääda üks ühele, seksuaalelu hakkab segama, sul on raske lõdvestuda üks ühele mehe läheduses ja nii edasi. Et tegelikult seal ei ole justkui nagu teadlikku õigustust sellele, aga see tuleb automaatselt, sest nii-öelda läheb silme eest nagu mustaks lapsevanemal, sest tal süsteemil meenub, kuidas talle lapsena tehti ja nähes enda ees samas vanuses last, siis nagu süsteemil meenub, et see tegevus, laps, tööstress, kõik see tähendab, mis lahendus on füüsiline karistus. Sest see tookord mulle tehti nii, ma jäin ellu ja see ongi piisav tööstusmaterjal. Kuna ma olen elus, mul on töökoht ja pere, kuidas sinna saab läbi füüsilise karistamise. Ütleme nii, et meie põlvkond ja meist vanemad on ikkagi peaaegu enamus kogenud oma ema või isa poolt või mõlema poolt füüsilist karistamist, sest et tol ajal see oli justkui nagu kasvatusmeetod, et siis laps ikkagi jääb normaalseks. siis ei riku lasta. Siis tuleb hea inimene või ütleme õige inimene, korralik inimene tuleb temast. Aga tegelikult on nii palju uuritud, et vastupidi, siis just laps ei jää normaalseks. See tähendab, et kogu meie põlvkond ja meist vanemad põlvkond ei ole normaalsed inimesed. See on nagu päevapoliitiline otsus, sa saad sellel hetkel kontrolli alla olukorra. Et see füüsilise hirmuga või emotsionaalse sellise hirmutamisega sa saad lapse tegema seda, mida sa ise tahad. Aga sageli see, mis seal on hoopis
lapse nagu siuke eakohane nagu reaktsioonid. Noh, et 4-aastane avastab oma mina, oma ego. See on normaalne. Selle eest ei pea teda lööma või teda maha materdama. See käibki selle asja juurde, nii-öelda. 5-aastaselt seda enam pole või 6-aastaselt. Aga... No, see on see kontrolli kaotamise tunne, et sa kaotad kontrolli kui laps, nagu sul on praegu kohe vaja, et ta näiteks kuulab midagi, on ju, aga ta ei kuula. Et, aga meil on ka 3 last ja no, põhimõtteliselt, kui sa tegelikult on võimalik ilma karistamata. Nagu, põhimõtteliselt, kui sa karistad, siis sa kaotadki kontrolli. Sellel hetkel, kui mina karistan last niimoodi emotsionaalselt või füüsiliselt, see tähendab, ma kaotasin enda sees sisemaailmas kontrolli. Tundub, et nagu väljas on nagu kontrolli alt kõik väljas, et laps on kontrolli alt väljas ja olukord on väljas. Et tegelikult minu sisemaailm läks kontrolli alt välja. Ja siis ma proovin väljaspool seda korda teha. Noh, läbi lapse või lapse käitumise. Ja see on tegelikult mitte ainult selles olukorras, vaid see on nagu väga paljudes olukordades on see, et kui sa ei ole tegelikult kohal, siis sul on tunne, et sa pead sellest välist maailma kuidagi kontrolli alla saama ja need olukorrad, situatsioonid või mingid inimesed kuidagi enda kontrolli alla saama. Ehk siis sa tahad seda välist kontrolli alla saada või tegelikult laheneb kõik, kui sa saad just oma sisemuse enda kontrolli alla. Ja mis see andestamise puutub või andeks andmine ongi see tekitab nagu sellise ruumi, et ma saan teistmoodi valida käituda. Muidu see käitumine nagu tuleb automaatselt just uuesti või samad olukorrad kuidagi kummalisel kombel magnetiseeruvad, et näha on, et kui on olnud füüsilist vägivalda, siis sageli see inimene valib ise ka vägivaldsed lahendused või kuidagi leiab uuesti sellised inimesed, kes on tema suhtes vägivaldsed. Ühesõnaga, kuidagi see vägivald jääb sinna reaalsusesse nagu edasi kajama inimese reaalsusesse. Aga selline andestamine või kuidagi lahti laskmine või mõistmine isegi kui andestada ei suuda, aga siuke kuidagi sügav mõistmine, miks niimoodi juhtus, mis juhtus isaga või mis juhtus emaga, et selline asi nagu reaalsuseks sai, see tekitab vabadus, et mina ise või inimene ise saab uuesti teistmoodi valida, uue valiku. Tekib valikute vabadus, muidu ei ole seal valikute vabadus, see tuleb nii plõks kiiresti, nagu tuleb see reaktsioon üles ja käitumine sinna takkajärgi, et sealt ei saa pidama kergesti. See ei pruugi olla ainult nagu mingi karistamisega, vaid see võib olla ka täiesti lihtsalt mingi manipuleerimise olukord või lihtsalt mingi olukord, mida sa ei soovi, mis sulle ei meeldi. See võib olla, see karistamine on ikkagi nagu väga selline drastiline näide. Aga seal tekib nagu siuke mida mis sageli ongi, miks ohver läheb ju nagu agressiivseks või agressoriks, et ta tahab just kui nagu maailma karistada selle tunde eest, mis tal tekkis. Et kellelegi kätte maksta selle halva tunde eest, aga just see andeks andmine just kui nagu katkestab just kui selle ratta, et see ohver ei muutu agressoriks või agressiivseks, vaid seal hakkab ju tekkima mingi energeetiline ruum nagu välja tulla sellest tsüklist. Just, et kuidas ma tulen sellest tsüklist välja, et on mul situatsioon ja meil need tavalised situatsioonid korduvad, on nagu sarnased. Nii, nüüd mul on see situatsioon olnud, ma hekseldan seda enda peas, see ohvritsüklist väljumise, rattast väljumise muster on Paul Sissoni raamatus Sisemine ärkamine, väga hästi skeem on kohe ära toodud. Et põhimõtteliselt ma muudan seda lihtsalt otsustamisega ja suhtumise muutumisega. Sest muidu ma kogu aeg ketran seda sama jälle. Tundub, et esimene samm ongi lihtsalt märgata korduvusi. Et millised need korduvused on. Kui need korduvused on meeldivad, lase edasi, on ja. Aga kui on ebameeldivad korduvused sinu reaalsuses, siis esialgu juba tervenemine on see, kui märgata, et see kordub. Mitte see, et see on tema teeb või kes teeb, ükstapuha, kes teeb või mida teeb või mis asjaolud on. Lihtsalt panna tähele, kas see kordub, kas see on juba varem ka olnud. Ja sealt juba hakkab edasi juba muud asjad nagu lahti rulluma. Ja siis sa saad võtta vastutuse, et okei, minu ellu
on tulnud need korduvad näited. Midagi on siin, mida ma pean enda juures vaatama, et mina seda situatsiooni kogu aeg tõmban, sest keegi teine ju ei tõmba nagu sellist konkreetset situatsiooni. Järelikult kuskil varasemalt on midagi, mida ma olen kogenud, mida see olukord tahab näidata, kus on vaja midagi andestada. Lahti lasta, ennast nagu sellest koormast vabastada. Just ennast koormast vabastada, see on ikkagi enda vabastamine sellest koormast. Siis saad sellest ringist väljuda, luua uue ringi, mis sind toetab või ühesõnaga midagi uut looma hakata. Ja, ühesõnaga andestamine ei tee mitte midagi olematuks. See, mis oli, minevikus see oli, need asjad juhtusid, mis juhtusid, aga see, mis see annab, et täna, kus sa oled, sa saad hakata uusi valikuid valima. Ja see on palju olulisem, kui see, ütleme, mineviku ekseldamine, mida ma täna praegu kohe teha saan. Et see on selle teenistuses. Ja. Sellega on hea lõpetada. Just, et aitäh, et sa vaatasid ja kuulasid meie autoarutlusi. Praegu me ei sõitnud, sest me tahtsime kaamerasse ka vaadata, nii ei ole ohutu sõita, aga ühesõnaga sõnum on ikka see, et holograafilised muudatused on võimalikud ja julge luua uusi taotlusi, väekaid taotlusi, anna andeks endale ja teistele ja muuda see läbi enda reaalsust. Ja, teadlike koosloomisteni. Ja, teadlike koosloomisteni. Näeme jälle. Ja subscribe ja like ka, see väga meile meeldib, see annab meile hoogu juurde. Näeme jälle.